et te tulite just Liibanonist, et kuidas teil läks sealne käik? Eesmärgi mõttes läks halvasti, me ei saanud pilte, kus eestlasi paistid tavaks saavad ja koju tuuakse. Aga tulime ise tervelt tagasi, et selles mõttes läks jälle nagu hästi. Aga kas seal viibides te tundsite ohtu ka mingisugust või oli seis siiski rahulik? See on selline huvitav koht, et nagu tunnetuse järgi olen kindlasti olnud ka ohtlikult, palju ohtlikumates kohtades, aga seda tunnetust ei tunne see võib-olla võõras, kuna ta on nagu tänavapildis või otsesest inimeste käitumises ei ole midagi agressiivset. Aga kui sa lähed, Beirut on linn, mis seal on küll sõdureid iga nurga peale, aga tundub selline siiski väga rahulik linn. Aga ka olus on see, et kui sa ise lähed sinna nagu võõrana üksinda, siis sa ei saa midagi aru. Kuni siis näiteks sellise traagilise juhtumine. Aga kui sa oled näiteks taksojuhiga ja küsid, et kas ma võiksid siin maha minna ja pilti teha, siis ta muutub närviliseks, ütleb, et lähme kuhugi teise kohta või muud. Ja kui sa näiteks otseselt küsid, mis see hirm või mis see oht siin siis on, kui välja arvatab, et see üks rööv on selle pika aja oht. Nad ei oska seda seletada, aga seal on väga erinevad usud ja rahvused segamini ja kunagi sa ei tea, millise käitumise sa kedagi võib ärritada. Et nad ei oska seda täpselt seletada, mis see hirm seal on või mida nad seal ise kardavad. Aga tunda oli, et seal midagi on. Aga iseenesest visuaalselt liikudes on, ma ei tea, Ameerika sümbolid, McDonaldsid on igal pool, et selles mõttes seal ei taju küll mingisugust visuaalselt mingisugust kohta. Aga mis on kõige selline ohtlikum olukord või ekstreemsem olukord, kuhu te olete pressifotograafina sattunud või on üleüldse mingid sellised intsidentid olnud? Füüsiliselt kõige ohtlikum olukord on ma käisin 2003 aastal Iraagis, kui seal veel ei olnud veel, kuidas ma ütlen, see oli niisugune sõda oli just nagu, Bagdad oli just nii-öelda vabastatud või siis vallutatud kummalt poolt vaadata ja Sissid ei olnud veel väga suurt sõjategevust alustanud. Eestlaste esimene missioon oli seal ja seal kõige ohtlikum olukord, mida meie ise nagu teadsime, ei tea, mis meie selja taga toimus kuskil, oli see, kui meid võtsid sihikul Ameerika sõdurid, mitte siis kohalikud ega keegi. Et see võib-olla oleks kõige fataalsemalt võinud lõppeda, et kui oleks olnud vähe nõrgemad närvid, see oleks Reutersi ajakirjanik sai samasuguse situatsioonis surnud. Et see oli võib-olla selline koht ja kogu see reis oli üks amatöör, aga hilisemast ajast ma arvan, meie enda kodune pronksöör on selline koht, kus fotograafid, kus ühel hetkel saadi aru, et fotograafid jaoks ei tule mitte nii teha, vaid kuidagi teistmoodi nendega käitudest pildid lähevad meediasse ja hiljem ka politseisse. Et seal juhtus ärevaid hetki. Aga ma tulen ohus iga päev ka liikluses. Jah. Aga nüüd teemast natuke kõrvale põigeldes, et olete enne saavutanud ka ise võite pressifotograafia tiitlis spordivaldkonnas. Kas teil on enda jäädvustatud kaadritest ka mingi kindel lemmik, mis on just see kõige? Ei ole. Ei ole? Kõik nagu omad lapsed. Selge. Aga kuidas te hindaksite Eesti pressifotograafia arengut? Pressifotograafia arengut, me peaksime võtma mingisuguse ajamäärus. No näiteks lähimate aastate jooksul. Ma arvan, et kui võtame mingi areng, et seal mingid järeldused teha, võiks siiski mingi aeg olla. Näiteks, kui võtame 10 aastat, siis on ütleme see digifoto aeg, mis sai alguses 99. Et see on olnud fotograafidele väga suur muutuste aeg. Et digifoto üks eeldus on see, et pilte tuleb ka arhiveerida, pilte tuleb altkirjastada korralikult. See on asi, millega fotograafid varem peaaegu üldse ei tegelenud. Ja teine suurem areng, mis on toimunud, on see, et fotograafid on muutunud rohkem ajakirjanikeks. Et väga paljud fotograafid teevad ise lugusid, teevad ise, pakuvad teemasid välja, et nad ei ole sellised statiivid, mis võetakse nagu kapist ja pannakse midagi tegema, vaid et fotograaf ongi tegelikult ajakirjanik, aga see muutus võib isegi viimase 5 aasta oma, et nad on nagu
reaalselt ka rohkem ajakirjanduslikult mõtlema. Aga mis on muutunud veel, on muidugi see konkurents on läinud tunduvalt tihedamaks, et tänapäeval on ju iga inimene, teda ei saa nimetada professionaalseks fotograafiks, aga siiski online meedia jaoks vajaliku sündmuse fakti salvestamise teeb ära. Et selles mõttes on läinud fotograafide väljakutsed nagu suuremaks, et nad peavad tegema, olles professionaalsed fotograafi, mõttekamaid ja sügavamaid pilte kui lihtsalt auto vastu posti või tramm rööbastub maas. Et see on nagu fotograafidel praegu natukene nagu väljakutse aeg, et natukene ümber mõelda, et igal juhul igale sündmusele ei pea jõudma esimesena, et võib-olla mõtled seal sündmusel vaadata ringi hoopis teise pilti, sest see iga inimene, näiteks see diktofon teeb sul pilti, aga praktiliselt iga asi teeb juba pilti. Et see on see uus olukord, milles fotograafid on nüüd sattunud. Aga natukene vara küsida, aga kuidas te olete rahul selle tänase üritusega, mis siin toimub? Ma olen ainukene, kes siin rääkinud on, et minu mõist on väga hea üritus. Et ma ei oska seda praegu nii täpselt analüüsida, et huumoriga on osa öelda, et väga tore on, et üks väga tubli inimene esimesel. Aga vaatame. Aga tore, seda ma tahan küll öelda, et tore, et sellist asja tehakse. See on nagu üliõva. Pange edasi. Aga minu poolt nüüd olekski vist kõik, nii et suur aitäh teile. No, või on, palun.